Ivo, kas sul on kallistamissõber juba olemas uueks karantiiniperioodiks? Jah, õnneks mul on nagu selles suhtes elu lihtsam olnud, et mul on kallistamissõber alati siin olemas olnud terve kogu eelmise lockdowni ja ka nüüd ja me ei ole seda muidugi niimoodi arutanud, aga me vist nagu juurde ühte kallistussõpra nagu võtta ei taha. Okei. Et siin on selline nagu rõõmus süsteem, et isegi kui te olete kahekesi, võib ühe kallistussõbra juurde võtta ja kui sa oled üksi, siis sa tegelikult võid 2 kallistussõpra võtta. Kuigi ma saan ka aru, et seda on tõlgendatud erinevalt, et kas see on ikka nii, et sa võid 2 kallistussõpra võtta või mitte, aga vaata, inimestel on igasuguseid hobisid ja meeldivusi ja mõnel ei piisa ainult ühest kallistussõbrast. Jaa. Aga kas Belgias on vaja kallistussõbraks kuidagi ka registreeruda? Kas ta peab saama ka mingisuguse dokumendi, mingi paberi, mis tõendab, et ta on sinu ja Eeva kallistamissõber ja et ta teisi selle pärast kallistada ei saa näiteks või kuidas ta tõendab seda, keda ta kallistada võib? Eks see on rohkem sellise aususe peale üles ehitatud, et tead nagu ikka inimsuhted, et kui keegi ütleb sulle, et ta kallistab ainult sind, et siis sul võib olla nagu selline eeldus, et ta siis nagu teisi kallistamas ei käi sellel ajal. Või see kipub olema nagu selline ühiskondlik norm vähemasti ja on ka teisi lahendusi, mis tavaliselt küll eeldavad nagu eelnevat kokkulepet, aga jah, ma ütleks, et praegu justkui tundub, et sellised üldised ühiskondlikud normid suhete vahel nagu veel kehtivad, aga mine sa ka tea, et siin on nagu veider on elada siin ühiskonna allakäigu trepil niimoodi järjest samme tehes, et vaata, me oleme ikkagi tegelikult olnud ju kogu aeg maailmas, kus vähemalt meiesuguste nagu heas seisus olevate inimeste jaoks nagu on asjad paremaks läinud, aga nüüd me elame jälle sellises nii-öelda faasis, kus tundub, et kõik ümberringi kuidagi nagu erinevatel põhjustel laguneb ja vajub kokku. Nii et selles suhtes on nagu, ma ei teagi, võib-olla siis nagu varsti peab olema ka paber selle kohta, kas keegi käib ainult sind kallistamas või kuidas seda nagu tõendatakse, sertifitseeritakse, kas selleks on ka mingit juriidilist nõu või võib-olla mingit kallistussõbra seadust eraldi vaja, et ma ei tea, kuhu see kõik niimoodi välja jõuab. Ma näen, et siit on välja arenemas terve tööstus, kallistamistööstus. Sa saad näiteks palgata endale kallistaja, kui sul ei ole niimoodi lähedusest kohe kedagi võtta, kes sind tahaks iga päev kallistada, siis kindlasti ilmuksid välja mingisugused kallistamiskurud, kes hakkaksid korraldama erinevaid kallistamiskoolitusi ja hakkaksid omavahel sõdima ja vaidlema, sest et üks koolkond tahab ühtemoodi kallistada ja teine koolkond tahab hoopis teistmoodi kallistada ja nii edasi. Ja muidugi veel eriti halb võib see olukord olla siis, kui sina justkui kuulud ühte kallistuskoolkonda ja see inimene, kellega sa soovid nii-öelda kallistussõber olla, tahab tegelikult hoopis teist koolkonda nii-öelda järgida, et ja vanemad võivad saada ka oma laste peale pahaseks, kui järsku nagu tundub, et eluaeg on ühtemoodi kallistatud, aga siis laps tahab nagu järsku ütleb, et tema on nagu hoopis teistsuguse kallistamise orientatsiooniga. Wow. Ja see on millegi suure algus. Aga ma ei ole kindel, et millegi hea. Ma ikkagi tajun pidevalt seda nii-öelda ühiskonna, ma ei tea, kas siis trepil alla liikumist või siis lausa kuristiku äärelt alla vaatamist, et kuidagi selline võib-olla on viga minus, et ma näen asju kuidagi niimoodi kurbades toonides või hämarates toonides, aga võib-olla on asi ka sinus, sest sa seisad seal pimedas teki all üksik küünal käes vilkumas ja see kõik tekitab võib-olla sellise keskaega tagasi minemise tunde või siukse kuidagi õudse atmosfääri. Ma igaks juhuks mainin, et ma olin
sellise interneti-grupeeringu nagu Igatsen keskaega asutajaliige kunagi Orkuti aegadel, nii et see on ka väga maitse asi või sihuke koolkonna küsimus, et kas keskaegne miljöö, kas keskaegsed vaated sinu telefoni ekraanil tekitavad sinus pigem masendust või õnnetunnet? Mina enda arvates tulin siia oma küünlaga sulle õnnetunnet pakkuma ja meenutama, et kuigi praegu on ajad väga halvad, olid need kunagi ikkagi väga head, näiteks keskajal. Nii et võiks võtta sihi sinna tagasi, nagu ma aru saan. Mina arvan, et minu kampaania on see, et hakkame tagasi liikuma, sõbrad. Mitte siis Eesti 200, vaid Eesti 1690 või? Ma ei tea, millal keskaeg oli, ma võin praegu selle 1600-ga nagu täiesti mööda minna. No ütle lihtsalt, et keskaeg oli minevikus, siis sa ei pane puusse. Ja siis me võime öelda, et me igatseme tagasi minevikku, sest et olgem ausad, rohi oli siis rohelisem, nõiad põlesid, piinariistad olid muljetavaldavad, katk oli igapäevane ja sellest ei pidanud iga päev rääkima nii palju uudistes ja igal pool, on ju. Ja elu oli huvitav ja hea. Kõik sõid karamelliseeritud mandleid, käisid Olde-Hansas söömas vahet pidamata. See oli väga-väga lahe aeg. Selle mandlitega, ma vahepeal vaatasin Wikipeediast järgi ja näen, et ma oleksin pidanud ikka mingi mitusada aastat varasemaks seda, ma ei tea, siis teoreetiliselt loodava erakonna nime praegu kruttima, aga kui sa mainid neid mandleid, mida siis kõik sõid ja see ainuke asi, mis mul sellega seostub, on lõhn ja siis mul tekib juba nagu küsimus, et huvitav, kuidas keskajal kallistamisega oli, et kuidas inimeste hügieen ja see ümber olev selline pidev miasm ja kõik need lõhnad, et kuidas nagu keskajal kellegi kallistussõber olla oli, et see ilmselt ei olnud väga meeldiv või siis see oli väga meeldiv. Normaalne. Vastupidi, see oli väga-väga meeldiv, see kallistus tuli sinuga kaasa, sest et pärast kallistust tulid kõik selle inimese kirbud sinuga kaasa, nad lahutasid su meelt, kui sul tuli nukrus peale, nad, selle inimese lõhn, tema nagu muhkkatku mädast tekkinud plekid su riietel meenutasid sulle kallist sõpra. Et kõik on nagu teistmoodi, sa oled nagu lähedasem teise inimesega keskajal. Et selline... Ta tuleb sinuga kaasa ka siis, kui sa oled temast juba lahku läinud. Selline veel rohkem meeli ülendav kogemus siis. Jaa, veel rohkem meeli ülendav kogemus. Just nagu meie saade, popkulturistid. Nii et alustame. Tere, minu nimi on Ivo Krustok. Tere, mina olen Jim Ashilevi. Ja te kuulete saadet Keskaja rüütlid. Või keskaja kulturistid. Okei. Või ma ei tea, kuidas oli milline oli keskaja popkultuur või kas on mingit nagu head nime nagu keskajal laialt levinud. Ma ei tea, kas romantism on vist hilisem selline kultuuri. Ja, see on hiljem. Vaata, ma tegelikult ei tea ajaloost mitte midagi ja siis kõik viited, mida ma üritan teha, et kõlada targemalt nagu kipuvad koost lagunema. Mingi visi ära siis lihtsalt räägi neid asju. Ma astun kogu aeg sellesse kraavi, et ma hakkan rääkima asjadest, millest ma mitte midagi ei tea ja siis juba teise lause ajal mõistan, et mul ei ole siit enam edasi kuskile minna ja siis on täpselt siuke teeristil seismise tunne, et kas ma nüüd tunnistan, et ma hakkasin rääkima asjast, millest ma midagi ei tea või hakkan nüüd improviseerima ja üritan tekitada muljet inimestes, et ma tean, kuhu siit edasi minna ja hakkan kasutama mingeid sõnu, mille tähendust ma ei tea ja hakkan lootma, et äkki see sõna tähendab seda, mida ma arvasin, et see tähendab. Ja siis kui ei tähenda, siis pärast on nagu retsilt häbi. Nii et parem on lihtsalt jääda oma liistude juurde ja tunnistada ausalt, mida sa tead ja mida ei tea. Popkulturistid siis võiks olla äkki pop-barbarid, et nagu ikkagi tuua siia mingit sellist nagu flavorit juurde.
ma ei toimi minu meelest. Me peame edasi otsima, mul on siuke tunne. Me peame edasi otsima. Ma pean kõigepealt ära õiendama paar asja. Ma tulin siia kohe algusesse nagu õiendama, sest need on mu hinge peal olnud mõnda aega juba. Okei, üks asi on olnud pikka aega, teine asi on olnud mingisugune tund aega. Aga siiski hinge peal. Ja esimene neist on ehk kõige nagu sellisem rängem võib-olla viga. Rängem? Jaa, sest vaata, me oleme sinuga rääkinud väga palju sellest, kuidas Stardew Valley on üks mu lemmikmänge ja ma isegi sain sinu seda natuke aega mängima. Ja oota, kas sa nüüd hakkad rääkima midagi sellist, mida ma arvan, et sa hakkad rääkima? Ma ei usu, aga ja me saime isegi vähemalt me teame vähemalt ühest meie saate fännist, kes hakkas seda mängima meie jutu peale. Nii. Aga kui me oleme nagu rääkinud sellest Stardew Valleyst ja siis sinna juurde ka rääkinud siis sellest nii-öelda uuemast Animal Crossing mängust, mis tuli Switchi peale siin keset pandeemiat ja oli paljudele inimestele nagu selline päästja. Siis ma nagu korduvalt olen maininud siin saates, vähemalt minu mälu ütleb mulle, et ma olen maininud, et Stardew Valley on nagu siis selline indie-versioon Animal Crossingust, et see nii-öelda looja, kes selle mängu tegi, oli nagu tüdinenud sellest arengust, mis vahepeal oli toimunud Animal Crossingus ja siis tegi Stardew Valley. Aga see kõik on vale, ma olen valetanud. Tõsi on see, et jah, Animal Crossing oli üks inspiratsioone sellele mängule, aga see põhiline inspiratsioon, see, mille põhjal on tehtud mäng Stardew Valley, oli hoopis selline Nintendo mänguseeria nagu Harvest Moon. Mis on hästi loogiline, aga mina olen kuidagi kogu aeg oma peas ajanud Harvest Moon ja Animal Crossingu nagu sassi, nad on kuidagi ühtseks nagu massiks kokku kujunenud. Ja alles nüüd ma sain pihta, et ma eksin, kui ma vaatasin seda, Nintendo andis välja mingi hunniku uusi nagu neid mänguvideosid või ütles, et varsti on tulemas terve hulk, eks ole, mänge. Ja nende seas oli üks selline mäng nagu Story of Seasons, Friends of Mineral Town vist äkki oli selle mängu nimi. Ei olnud. Ühesõnaga mingi uus Story of Seasons mäng on tulemas. Ja ma mõtlesin, et selle video järgi see tundus nagu et põhimõtteliselt see on täpselt sama asi nagu Stardew Valley, et seal räägiti nagu täpselt sama lugu, et sa oled oma umbes linnaelus tüdinenud ja siis sa kolid vanasse maakohta, hakkad seal puid raiuma ja külaelanikega tutvuma ja kala püüdma ja ehitama omale, eks ole, farmi. Ja siis mõtlen, et mis asi see nüüd on ja siis kui ma hakkasin guugeldama, siis ma sain aru, et see nii-öelda Story of Seasons on nagu tänapäeva Harvest Mooni nimi. Ja see nagu see ongi see mäng, millest tegelikult on inspireeritud Stardew Valley, nii et ma eksisin, see oli üks asi, mis ma lihtsalt tahtsin oma südamelt ära saada, et ma ei taha tegelikult olla see inimene, kes eksitab siin meie kuulajaid. Ometi sa oled seda teinud aastaid. Jah, tegelikult mitu korda, isegi ma arvan, et ma olen maininud seda valet, siis mitte fakti, aga siis valet, lihtsalt valet, ma olen seda valet mitu korda maininud, et siin ma püüan lihtsalt otsida lepitust justkui, aga on siin ka võimalus, et näiteks inimene, kes kuulas meie saadet varem ja kuulis, et ma seda ütlesin, nüüd arvab seda nii, aga vahepeal on meie saade teda ära tüütanud, kas siis sellepärast, et tema elu ei vaja enam meie hääli sinna juurde või lihtsalt me oleme tema täielikult ära tüütanud ja ta ei tahagi meid enam kuulata ja tema tegelikult jääb selle valeinformatsiooniga nagu edasi ja seetõttu ongi nagu tegelikult suht kurb. Seda viga enam ei paranda, jah. Et selles mõttes sa astusid praegu suure sammu, tunnistades oma viga ja see on igal juhul imetlusväärne. Aga igat auku ei lapi. Aga jah, ei maksa oodata, et see midagi lahendab.
aga see ei ole kõik, Jim. Mis sa veel tegid siis? Vaata, mäletad mõned saated tagasi ja kui me oleksime inimesed, kes tahaksid pakkuda oma kuulajatele kvaliteetset nagu sisu, et siis ma oleksin üles otsinud, et millises saates me sellest rääkisime, aga minu meelest see oli alles hiljuti. Me rääkisime sellest, kuidas muusikatööstus on saanud pandeemia ajal väga suure nagu languse osaliseks või ütleme siis nagu erinevatel loomingulistel inimestel, sealhulgas eriti muusikutel on nagu väga keeruline olnud selle pandeemia ajal nagu oma tööga tegeleda, sellepärast et nad ei saa enam suurtele inimhulkadele esineda ja voogedastusteenused on võtnud neilt ka väga paljuski ära selle sisendi, mida nad võib-olla varasemalt olid oodanud või saanud plaadimüügilt. Et siis selles vaidluses ma olin nagu väga tugevalt nagu sellise tugevalt arvamusega, et see on natuke nagu ülepingutamine justkui, et nagu tegelikult ei ole need tehnoloogia ettevõtted võtnud ära artistidelt võimalusi ennast toetada, vaid neid võimalusi on väga palju, lihtsalt sa pead õppima neid rohkem kasutama ja võib-olla laiemalt seda pilti vaatama ja kõik ongi nagu okei. Aga ma vaatasin täna just tegelikult hommikul, enne kui me seda saadet salvestama hakkasime, ühte videot, mis natukene nagu muutis minu arvamust selles osas. Et võiks öelda, et ma nagu kasvasin selle video vaatamisega. Okei, mis video see oli? See on selline muusik nagu Ben Jordan, kellest mina nagu varem polnud kuulnud, aga ta on mingi 20 aastat juba muusikatööstuses tegutsenud ja hästi palju andnud muusikat välja nime all The Flashbulb. Ja kuna ta nagu peamiselt selline modernne džäss ja natuke klassikaline kompositsioon, et ma ei ole nagu väga tema muusikaga kokku puutunud või ausalt öeldes üldse mitte, aga YouTube viskas mulle üles sellise pealkirjaga video nagu Should we hate Spotify? Veel siin lisaks nagu alapealkiri An objective view from a professional musician, et see tundus mulle nagu huvitav teema, eriti kuna me sellest hiljuti rääkisime ka. Ja kui ma seda video vaatama hakkasin, olin ma tegelikult suhteliselt kindel, et see inimene siin räägib mulle, et tegelikult me ei peaks vihkama Spotify'd, et kõik ongi õige. Ja esimene pool videos tegelikult nii läkski, ta rääkis sellest, kuidas tema on alati kaitsnud Spotify'd, ta on näinud seal tegelikult väga palju kasu, ta on ise kusjuures nagu pidanud võitlema välja oma muusika üldse oma nende levitajate käest, sellepärast et ka nende vanade mudelite järgi tegelikult ta ei teeninud peaaegu mitte midagi. Ja just nagu see voogedastustele liikumine aitas temal nagu saada nii selle poole, et saada enda muusika enda kätte, kui ka tegelikult hakata teenima täitsa mõistlikku keskmist sissetulekut oma muusikaga. Aga see video nagu, mida aeg edasi ja see video oli ka nüüd üles ehitatud, et ta justkui alustas oma muusikakarjääri algusest ja liikus siis aega mööda edasi kuni siis selleni, et nagu tänapäevased Spotify praktikad ei ole enam need, mis nad olid kunagi. Ja see, minu meelest, kui ma õigesti mäletan, siis väga palju ka sina nagu viitasid sellele, et need artistitasud Spotify'st on nagu kahanenud ja põhjustanud probleeme. Ja ta rääkis sellest... Ma rääkisin sellest, kuidas see raha laiali jagamise mudel on ebaõiglane või ei ole seotud proportsionaalselt sellega, kui populaarne keegi on või kui palju kedagi kuulatakse. Ja ta tõi välja ka nagu selle tsitaadi, mida ütles see nagu Spotify praegune tegevjuht, et põhimõtteliselt ta nagu parafraseeris, et see põhimõtteliselt, kui sa tahad Spotify'l edukas olla, siis see ei ole võimalik nii, et sa annad ühe albumi 3-4 aasta tagant veel, et sa pead nagu kogu aeg tootma muusikat. Ja ta tõi ka nagu välja selle, et tema tegelikult on edukas muusikat. Umbes aasta jooksul on tal olnud mingi 7 miljonit streami Spotify's ja see on nagu päris hea võrreldes enamus nagu artistidega, et ta tuleb nagu ka ikkagi privilegeeritud alguspunktist, sest juba enne Spotify'd ta oli tegelikult loonud päris palju muusikat, mille ta kõik sai kohe sinna Spotify'sse panna, tal oli oma kuulajaskond ja nii edasi. Aga ta nagu ütles, et eriti nüüd selle pandeemia ajal ka, et päris palju neid võimalusi, mis on varem olnud, on nagu kokku kuivanud ja ta on pidanud nagu,
see pool võib-olla, millest mina rääkisin, et sa lihtsalt peadki nagu otsima neid erinevaid võimalusi selleks, et muusikaga tegeleda. Et see kõik on nagu väga-väga raskeks just selles osas läinud, et jah, sa saad, ta ütleb, et ta teeb arvutimängudele muusikat, ta teeb, ma ei tea, telesaadetele, ettevõtetele, eks ole, muusikat, heli. See kõik on nagu tore ja võimaldab tal nagu jätkata selle eluga, mis praegu on, või oma muusika eluga ja oma karjääri, oma tööga, aga see ei ole nagu proportsionaalne, et kui ta kujutab ette, et nagu, et ta tahaks nagu muud asja ka teha elus, et siis tegelikult see nagu ei ole mõistlik, et ta lihtsalt nagu töötab ennast surnuks, ta magab 4 tundi päevas, ta jätab oma 4-5 tundi, eks ole, öös siis, mitte päevas, aga 4-5 tundi öös ja peab oma pere kõrvalt seda kõike tegema, sest tal jääb vähe aega pereks ja ta peab nagu kogu aeg nagu midagi tegema, et nagu hakkama saada. Et siis see nagu ei ole mõistlik, et ütles ka, et teda kuulab aastas 7 miljonit inimest ja sellest ta teenis, ta ütles seal umbes $25,000. Et mis aastapalk see võiks nagu olla, et ta ütles, et see on nagu põhimõtteliselt nagu parkimisregulaator või nagu inimene, kes suunab autosid parklas ringi, töö, mida enamasti tänapäeval teevad masinad ja ta saaks seda tööd üsna lihtsalt ilmselt endale võtta. Aga pärast seda tööd tal jääks palju aega, et tegeleda oma perega või mängida mingeid uusi mänge või asju, et see nagu ei ole väga võrreldav ja ta ütles ka, et see praegune olukord, see praegune sissetulek läbi nende streamimisteenuste ei võimalda tal luua uut albumit pidevalt juurde, et see Spotify CEO nagu siis viide, et tee lihtsalt rohkem muusikat, et ta teeks hea meelega, aga muusika tegemine pole ka odav ja tal ei ole seda võimalik selle sissetulekuga teha. Et tema nagu kriitika oli selles, et tegelikult Spotify, et see kõik nagu ei ole vale, et see suund on nagu õige olnud, aga lihtsalt nagu kui varem oli see muusikatööstus see, kes tegelikult väga palju muusikuid pettis ja nendele liiga tegi, siis tänapäeval see tehnoloogiatööstus lihtsalt, et olukord on nagu suhteliselt sarnane. Ja tema nagu point oli ka selles, et jah, Spotify ei ole täna veel eduka nii-öelda päriselt toimiva majandusmudeliga firma, seda on näha, ei toimi need numbrid ei Spotify jaoks, ei toimi see matemaatikaga tema kui artisti jaoks ja neid artiste tegelikult kasutatakse ära puhtalt selleks, et Spotify kasvaks, mitte selleks, et Spotify muutuks kasumlikuks. Ja ta ütles, et jah, see on startup majanduses nagu arusaadav, aga mingi hetk sa pead nagu selle ülemineku tegema sellest nii-öelda startup kasvule keskendunud ettevõttest ja siis selleks nii-öelda päris ettevõtteks, kes tegelikult ka, kelle matemaatika nagu toimib. Ja ütles, et tema ei tea, millal see õige hetk on, aga võib-olla see oleks pidanud olema enne seda, kui Spotify maksis $100 miljonit siis Joe Roganile tema podcast või tõi nagu sellise lihtsalt võrdluse sinna juurde, et kuidas nagu see staarimajandus tegelikult on sellistele lihtsalt nagu professionaalsetele muusikutele, kes lihtsalt tahavad oma igapäevast tööd teha, tegelikult väga halvasti mõjunud ja see on, need on nagu pooled, see on nagu puhas matemaatika pool, see nagu puhas numbrite pool on asi, mida ma ei arvestanud, et ka pärast seda video vaatamist ja ma sain aru, et ka tema nagu mõistab seda, et tegelikult see informatsiooni vabanemine ja see, et inimestel on kõigele sellele pidevalt ligipääs, see on nagu õige suund olnud, see on positiivne suund olnud. Aga me tegelikult ka näeme, et see majandusmudel, nii nagu ta praegu on, lihtsalt ei toimi ja ta üks hetk ilmselt kukub kokku, sest me ei näe tegelikult seda üleminekut ja see on nagu ikkagi keerulisem positsioon, kus olla, kui ma võib-olla ise ette kujutasin, olles lihtsalt rumal kõrvaltvaatleja, olles see nii-öelda tarbija. No kindlasti lisame selle videoga enda saate märkmetesse, mille leiab meie koduleheküljel popkulturistid.com ja ilmselt ka podcasti rakendusest, meie osa aknakesest. Et see on kõik 100% õige. Et ma olen täpselt nendele järeldustele, ma olen ka ise jõudnud, olles lugenud erinevaid kriitilisi ülevaateid
sellest, kuidas Spotify toimib ja kuidas rahasid laiali jagatakse. Ja Spotify on veel selles mõttes hea näide, et seal on vähemalt mingid numbrid nagu nähtaval ja artistid on palju rääkinud nendest rahavoogudest, kes kui palju ja mis põhjusel saab ja nii edasi. Et näiteks, kui me vaatame Netflixi poole, siis seal on täielik, see on nagu mingisugune saladuste kast, et keegi ei tea päris täpselt, mis loogika alusel, kui palju kellelegi makstakse, et see on kõik oluliselt konfidentsiaalsem ja selles mõttes hämaram. Aga jah, see on väga lahe kokkuvõte, et põhimõtteliselt kui enne muusikatööstus ise nagu süsteemselt rõhus ja kuidagi represseeris artiste, siis nüüd on selle, ma ei tea, köie jämedama otsa võtnud enda kätte lihtsalt tehnoloogia sektor. Ja, et see on väga-väga lahe viis seda kõike kirjeldada. Siin tasub muidugi jälle siis inimestele nagu meelde tuletada, et ka järgmisel reedel, ma ei tea, kui te kuulate seda pühapäeval või esmaspäeval, siis olenevalt päevast, siis ütleme siis kuupäeva, 6. novembril, siis ka Bandcamp siis võimaldab osta sul oma lemmikartistilt muusikat ja igasuguseid muid toredaid asju nii, et Bandcampi osa sellest rahast jääb ära võtmata nii-öelda, et artist saab kogu selle raha, mis sa neile maksad endale ja seda tasub täitsa teha, sellepärast, et nii palju, kui ma olen kuulnud erinevatelt muusikutelt, siis sellest nagu täitsa on kasu ja ehk jällegi tasub siis neid, keda sa tahad toetada ja kuulata, toetada. Jaa, täiesti nõus. Tehke seda, leidke viis, kuidas oma lemmikuid toetada, sest see on tähtis. See meenutab mulle natuke seda, kuidas ühes jutusaates küsiti külaliselt, kuidas ta suhtub sellesse, et ühesõnaga näitleja, kes mängis Ron Swansonit sellises komöödiasarjas nagu Parks and Recreation, ta oli sellises teravate chili-kastmete söömise saates, mis on YouTube'is väga-väga populaarne intervjuu saade, see on väga-väga lahe. Hot Wings. Ja siis Hot Ones. Ja siis talt küsiti, et mis sa arvad sellest, et nüüd saab drooniga tellida endale pitsa koju. Siis ta ütles, et põhimõtteliselt, kuna ta ise on mõneti sarnane oma tegelasele seal Parks and Recreation sarjas, vähemalt selles osas, et talle meeldib ise oma kätega meisterdada, ma ei tea, mööblit, teha ise oma toitu ja ühesõnaga olla nagu kuidagi oma kätega luua natuke rohkem seda neid mugavusi ja täita oma vajadusi selle asemel, et kõike kuidagi nagu lasta kellelgi teisel ära teha või lihtsalt tellida, et ikka see mõte sellest, et sulle tuuakse pitsa drooniga ukse ette kohale, on selles mõttes nagu nõme, et sul võib kaduda side järk-järgult niimoodi selle pitsa tegijaga või sul kaob side tegelikult sellega, kust toit üldse tuleb, kes seda ja mis tingimustes kasvatab, mida tuleb teha selleks, et see toit üldse niimoodi maitseks, et sa seda ostaksid ja nii edasi, et kogu see ahel nagu muutub täiesti nähtamatuks ja see võib isegi ununeda inimesel. Ja see ei ole küsimus ei ole ainult drooniga pitsa tellimises, see on ju tegelikult selline nagu üleüldisem asjade kulg, et me üha rohkem jällegi, nagu sa ütlesid, et kui see, mida muusikatööstus ise väga edukalt enne tegi, kõik need nõmedad asjad, et see on nüüd nagu liikunud edasi tehnoloogiasektorisse, et tehnoloogiasektor samamoodi laiendabki oma haaret nagu igasse meie elu tasandisse ja niimoodi võib lõpuks tekkida olukord, kus me oleme nii lahti ühendatud igasugustest ma ei tea, tootmisahelatest ja sellest, kuidas üldse mingisugune asi saab sündida, et
et see kõik muutub korraga iseenesestmõistetavaks, aga ka täiesti nagu hoiab meid lahus tegelikult nagu reaalsusest endast või kuidagi sellest, et kuidas ise eluga hakkama saada, kui järsku need äpid enam ei tööta. Või see on natuke nagu sihuke, aga ma ei räägi nagu sihukest tuumapommi punkri juttu, et nagu jutu mõte ei ole see, et hakka varuma konserve ja kuidagi ja pitsat ja hakka varuma, ma ei tea, akusid selleks, et kui elekter läheb ära, et sul oleks ikka elektrit ja hakka varuma vett, et see ei ole nagu selles mõttes mingi nagu hädakisa, vaid see on lihtsalt sihuke nagu põhimõtteline küsimus, et kui seotud sa tahad olla reaalsusega, kui seotud sa tahad olla sellega, mida sa sööd, kui seotud sa tahad olla sellega, mida sa kannad seljas, et see kõik on nagu, et inimene kogukondliku olendina ikkagi vajab tegelikult seda, et ta püsiks kontaktis nii oma vajadustega kui ka sellega, mida teised vajavad ja nende teadmistega, mis võimaldaksid neid vajadusi täita. Aga kui neid teadmisi enam ei ole vaja ja sa saad lihtsalt nagu kõike nupuvajutusega endale nagu tellida, siis see mõnes mõttes nagu toidab seda halba hunti inimese sees, kes nagu tahabki olla lihtsalt nagu oma kapslis eraldi laiselda ja lihtsalt nagu teha nii, et kõik tuleks talle nagu voolikuga lihtsalt nagu sisse, on ju, kõik mingid ained, mida ta vajab ja kõik meelelahutus ja ma ei tea. Et see kõik nagu lõpuks nagu viib mingisse suurde eraldatusesse. Aga ma ei ole kindel, et see on see, mida inimesed tahavad. Ma ei ole kindel. Ei, see ei olegi see, mida inimesed tahavad. Ma mõtlen, et just kui see nagu viide ja hästi palju on sellest ka, eks ole, kirjutatud sellist ulmekirjandust ja muud, et inimesed nagu justkui läbi selle tehnoloogia nagu soovivad ennast viia sellisesse punkti, kus nagu kõik lihtsalt toimib nende ümber ja nad põhimõtteliselt ei pea, eks ole, illegi liigutama. Aga ma olen nagu üsna kindel, et see on inimloomuse vastane. Me näeme tegelikult seda sellesama koroonapiirangutega, et kui sa hakkad piirama inimese tegevusi, siis väga-väga ruttu inimesed ei ole rahul sellega enam või nagu kõik tahavad ennast väljendada ühel või teisel viisil ja nagu see tehnoloogia nagu plusspunkt on alati olnud see, et me vähendame nagu neid ebameeldivaid asju ja siis vabastame nagu inimesed sellest, et nad saaksid rohkem tegeleda toredate vaba aja asjadega, aga võt seal ongi nagu see tasakaalu küsimus, et kui tööd justkui jutumärkides kaob inimestelt järjest ära, siis kuidagi tuleb ju hakkama saada ja me näeme ka seda, et need mudelid, mis võimaldaksid siis inimestel mingil teisel viisil raha teenida, näiteks sa ei pea enam, eks ole, autosid parkima, vaid seda saab teha masin ja sina saad olla näiteks muusik, et need mudelid nagu ei kipu olema väga tasakaalus alati ja eks see on üldse nagu selline suurem teema, et kui tehisintellekt nagu võtab järjest rohkem töid üle, järjest rohkem toimub automatiseerimine ja nii-öelda jutumärkides robotid võtavad inimese tööd ära, et siis just kui me liigume nagu tegelikult sellise ideaali poole, sellise nii-öelda Star Trekiliku külluse majanduse poole, kus tegelikult kõige tegemine, nagu kõige tootmine on nii tõhus, et see peaaegu ei maksa midagi ja kõik inimesed võivad põhimõtteliselt teha, mida nad tahavad. Et see on nagu selline ilus ja tore ideaal, aga selle vahepeal on selline raske üleminek, kus nagu inimesed vaesuvad, sest neilt võetakse tööd ära. ja tegelikult ei pakuta midagi asemele ja sellega tuleb kogu see universaalse palga debatt üles, et kas inimestele peaks lihtsalt maksma mingit elamisväärset palka lihtsalt niisama ja kõik muu, mis sa sinna juurde teed, on sinu enda valik. Ja kuidas see nagu toimiks ja nii edasi, et mul on tunne, et kõik need debatid on nagu hästi vajalikud nagu juba praegu ja veel vajalikum, et mida edasi me läheme. Aga ma nagu ei karda seda, et see liigne nagu automatiseerimine ja mugavdamine röövib meilt selle nii-öelda soovi asju teha. Küll aga olen ma nõus selle argumendiga, mida siis Ron Swanson tegi, et me kaotame nagu selle sideme ära nende asjadega. See on, ma arvan, päris probleem. Me teeme seda niikuinii, me tahame ennast distantseerida. Eriti toidu puhul, ma arvan, see on nagu üks lause, mida ma kohutavalt vihkan, on see, kui inimesed ütlevad, et see ingliskeelne nagu selline väljend, et you don't want to see sausage get made või sa ei taha teada, kuidas vorsti tehakse.
et siis sa ei tahaks seda enam süüa, mis minu jaoks on nagu täielik absurd, et 100% vastupidi, sa pead teadma, kuidas vorsti tehakse, sa pead olema teadlik tarbija, sa ei tohi minna nagu poodi ja osta asju, ilma et sa ei mõistaks nende mõju, sama näiteks lihaga, et noh, kui sa tegelikult mõistad seda, et mingi loom pidi surema ja selleks, et sina saaksid seda tükki liha süüa, siis ehk see nagu paneb sind seda ka nagu oluliselt rohkem hindama, sa ei raiska seda nii palju. Ja sa võib-olla nagu valid kvaliteetsemaid viise, võib-olla sööd lihtsalt vähem liha, sest sa ei taha, et sinu pärast nii palju loomi peaks tapma näiteks. Et ma arvan, et see on nagu hästi oluline ja ma arvan, et me ei tohiks mitte kuidagi distantseerida ennast toidust. Mul ei oleks midagi selle vastu, kui droonid toovad pitsat, eriti praegu koroona ajal. Ma ei teadnudki, et see on võimalik, aga nüüd, kui sa rääkisid, siis ma kiiresti otsisin internetist ja nägin, et 2016. aastal oli Domino's teinud mingisuguse reklaamikampaania, kus nad ühe pitsa vist tõid kohale drooniga. Pärast seda vist pole nagu, ütleme, nii kaugele pole asi veel jõudnud, et mina ei saa drooniga pitsat tellida. Mul nagu selle vastu ei ole midagi, aga sellega tõesti peab nagu kaasnema see asi, et inimeste nagu huvi selle vastu, kuidas asjad tegelikult nagu töötavad ja toimivad ja tehakse, kust nad pärinevad ja kuidas. Et see peab siis nagu seal samal ajal kõrval ikkagi säilima. Ja selleks on vaja, nagu sa ütlesid, nendest asjadest rääkida. See ongi põhimõtteliselt see miinimumtasand, et seni, kuni me hoiame neid teemasid õhus, on meil võimalik ka otsustada, et kas see viis, mismoodi me tarbime, on jätkusuutlik ja kõige lahedam viis või tuleks midagi muuta ja sellepärast me muudkui jahume ka, ma ei tea, voogedastusteenustest ja Spotify'st ja muusikatööstusest popkulturistides, et see on reaalne probleem, siin on mingisugune ohukoht, millele ei tohi jätta tähelepanu pööramata, sest et kui sa armastad muusikat, siis armastus on tegu, et see armastus ei ole lihtsalt sõna, armastus on verb, tegusõna ja kui see armastus ei väljendu tegudes, siis seda armastust ju sama hästi kui polekski. Ja mina kui muusikasõber pean väga tähtsaks ikkagi seda, et erinevad platvormid nagu näiteks Patreon ja Bandcamp võimaldavad muusikasõpradel otse toetada ja isegi see sõna toetama on tegelikult vale, sest et see tekitab siukse tunde, et keegi nagu kerjab kuskil tänavanurgal abitult ja ütleb, et ma olen nii andekas muusik, aga pahad tehnoloogiasektori onud ja tädid nagu võtavad mul nagu söögi käest, on ju. Et see ei ole see, et kuskil on mingi vaene muusik, kes palub almusi, vaid see on see, et Spotify kasutamine ei ole muusika ostmine. Ja kui sa ei osta muusikat, on ju, siis muusik ei saa raha ja siis ta peab tegema midagi muud selle muusika loomise asemel. Ja see võib tunduda nagu selles mõttes jällegi, mulle tundub, et sellepärast peabki sellest kõigest rääkima, et võib tunduda iseenesest mõistetav, et küll kuidagi keegi ikka kuskil mingit muusikat teeb, ega muusika ju ära ei kao ja pluss meil on ju kogu maailma ajaloo muusikaarhiiv niimoodi käeulatuses kogu aeg, et mis siis viga on, et ma võin iga hetk kuulata midagi keskajast ja ma võin iga hetk kuulata midagi, mis avaldati eile, et milles probleem on ja ma maksan oma Spotify kuumaksu, aga Spotify kuumaksu maksmine, mis on miski, mida paljud inimesed ka ei tee, nad lihtsalt kuulavad nagu tasuta Spotify'd ja lepivad reklaamipausidega. Et see ei ole muusika ostmine, sest et seal ei ole vahet, kas sind kuulatakse 7 miljonit korda või 7 korda, et seal need algoritmid ja ma ei tea, rahastusmudelid on lihtsalt nii teistsugused, et see, kui keegi sinu albumit kuulab, ei tähenda seda, et sa Spotify'st selle eest üldse mingit raha näed. Või kui näed, siis need võivad olla mingid nagu alandavad sendid, on ju. Ja see on lihtsalt reaalsus, sellest on nii palju räägitud ja see ei ole mingisugune nagu välja mõeldud probleem. Nii et sellepärast, kui tahta nagu kogu seda teema käsitlust kitsendada, on ülioluline ikkagi rõhutada ja promoda selliseid üritusi nagu Bandcampi reeded näiteks, kus sa saadki päriselt minna Bandcampi, maksta võib-olla, ma ei tea, seal on kogu aeg erinev see, on ju, et mõned artistid panevad, maksa palju tahad mu muusika eest, mõni artist ütleb, et hind on konkreetne ja fikseeritud.
mis iganes see kokkulepe ka ei ole, see on sinu ja muusiku vaheline kokkulepe ja sa saad osta muusikat niimoodi, et sa tead, et see raha läheb talle ja sa tead, et ta saab selle eest elada oma elu ja luua oma muusikat edasi. Ja kui muusika on sulle oluline, siis sa ju ilmselt pead seda oluliseks. Et ühesõnaga, see on niisugune vajalik arutelu ja ma olen sinuga selles mõttes ka nõus, et jah, inimesed ei taha olla aina rohkem eraldi ja eraldatud. Seda näitab ka kogu see 2020 aasta, kus meid on sunnitud olema rohkem eraldi kui varem. See on ka riigiti erinev, ja Eestis inimesed seda võib-olla ei pruugi niimoodi nii teravalt tajuda enam, aga meie sinuga salvestame tänast osa 1. novembril 2020 ja sinul Belgias ja minul Inglismaal on nüüd peaaegu ühel ajal siis käiku lastud uus süke karantiiniperiood, mis kestab detsembrini. Inglismaal see kestabki, kas see oli 2. detsembrini vist. Kaua teil see Belgias kestab? 13. ilmselt. Ma saan aru, et 1. detsembril on mingi review, et siis võidakse lühendada, aga kuna praktiline teadmine ja varasem kogemus aasta algusest ütleb, et pigem midagi ei lühendata, ikka asju pikendatakse, siis ei tea. No vot, et see kõik on näidanud seda, et nii lahe, kui see ka poleks, et inimesed saavad olla ma ei tea, kodus rohkem, mis on mõnes mõttes see, millest kõik nagu unistavad, kui nad ei viitsi pikkadel töönädalatel nagu vara ärgata ja jälle tööle minna ja nii edasi, siis see psühholoogiline löök ja koorem on olnud ikkagi, paljud on seda alahinnanud, mina ilmselt nende seas, et inimesed vajavad kontakti, omavahelist kontakti ja inimesed vajavad seda, et kõik suhtlus, kõik kogemused ja elamused ei oleks ainult vahendatud, vaid et midagi tuleks ka nii otse, et sa saad seda nagu käega puudutada. Ja sellest tulevad ka muidugi sellised naljakalt kõlavad reeglid, et sul võib olla üks kallistamissõber nagu Belgias, eks ole. Aga nali naljaks, aga igaüks vajab kallistamissõpra, see lihtsalt on nii, et see on inimloomus. Ma arvan ka, et inimesed ei taha olla nagu eraldi ja lahus ja lahus ka kõigest sellest, mida nad saavad osta või süüa või kanda. Aga mida ma tahan öelda on see, et kui me neist asjadest ei räägi, siis see teadmatus võib hakata süvendama mingisuguseid halbu tendentse inimestes, mis lõpuks, kui nad on liiga pikalt olnud juba nagu süvendatud, siis neid võib olla väga-väga raske muuta jälle, ehk siis, et lihtne võrdlus on see, et inimene üldiselt ju tahab olla nagu terve ja energiline, aga ühtlasi inimese keha pigem ütleb talle nälja olukorras, et ma tahan süüa hästi palju krõpsu, hästi palju mingit rasvast toitu, hästi palju magusat, sest siis ma saan kohe kõhu täis ja kõik maitseb imehästi, Ja siin tulebki mängu see pidev enese distsiplineerimise vajadus, kus ühest küljest muidugi mu tõeline nagu siht on olla nagu terve ja reibas ja energiline ja tunda end hästi, sest ma olen söönud midagi mõnusat, aga mu teine tung, mis on samamoodi inimlik, on see, et ma tahan nagu võimalikult palju mingit nagu rämpsu endale sisse toppida võimalikult kiiresti ja tunda ennast võimalikult ruttu, võimalikult hästi. Ja ka see on inimlik. On. Jah, see on kõik nagu väga tõsi. Ja sul on ka nagu täiesti õigus sellest, või selles osas, et jah, et see põhiline asi on, et me räägiksime nendest asjadest. See kallistussõbra asi on tegelikult hästi lahe, sest ühest küljest see on selline lahe väljend, mis tõmbab inimeste tähelepanu, mis nagu teeb nalja. Aga kui ma seda nägin, see tegi mind kohutavalt rõõmsaks, sest see oli selline, ma ei tea, ma olen väga kaugel Belgia valitsuse asjade korraldamisest, ma täpselt ei tea, kuidas siin neid asju planeeritakse, tehakse, aga mitte väga kaua aega tagasi siin hiljuti tuli üks uuring jälle, vaata siin nüüd jooksvalt, ma usun, et kõik riigid teevad jooksvalt mingeid koroona uuringuid,
ja avaldati ühe selle kohaliku koroonauuringu tulemused, kus siis inimesed olid kirjeldanud ka seda, et millest nad kõige rohkem nagu puudust on tundnud kogu sellel lockdownide ja muudel perioodidel. Ja vastus oligi, et nagu sellest kallistuskontaktist. Et need kõik need kinodes käimised ja restoranides käimised, sest need kõik nagu, jah, tahaks küll, aga need olid seal kaugel nagu tagapool võrreldes sellega, et suur osa inimesi lihtsalt tahtis nagu füüsilist lähedust, mis on nagu hästi loomulik, sest kui sa kõike muud saad, siis sinna see nagu jääbki nagu enamasti pidama, süüa saad, eks ole, enamasti sul katusealune on, loodetavasti sul on kodus ka teisi inimesi, aga kui ei ole, siis on see ikkagi nagu väga raske või siis veel hullem, kui nende inimestega, kellega sa pead kodus olema, on suhted nagu keerulised või problemaatilised. Ja seetõttu kuidagi väga, mul oli sellel aastal nagu sellel maailma vaimse tervise päeval siuke imelik tunne, just spetsiifiliselt sellel aastal, ma ei olnud sellele nagu varasematel aastatel väga mõelnud. Äkki see oli mingi oktoobri alguses või oktoobri mingisuguses esimeses pooles. Jaa, võis olla, jah. Ja ma märkasin, et sinu abikaasa Gea tegi sellel teemal postituse, sest see on ka nagu osa tema tööst ja ta väga tihti kirjutab sellistel teemadel. Ja ma nägin, sina ka jagasid sellel teemal, aga mul oli nagu enda osas nagu natuke siuke kõhklus, et kas ma peaksin ka midagi kirjutama selle kohta, et täna on, ma ei tea, maailma vaimse tervise päev ja ma nagu üldse tundsin, et mida ma siis üldse nagu kirjutan või miks, aga kuidagi nagu õhtul köögis süüa tehes mul nagu tuli, ma ikka natuke kirjutan, ma kirjutan midagi nagu Facebooki. Ja ma ise oma arust nagu tegin nagu hästi väikse sammu, et lihtsalt kirjutasingi, et abi otsimine on nagu okei, et ma ei tea, pöial püsti umbes. Ja see vastukaja, mis ma sain, nagu tegelikult isegi korraks ehmatas mind ära. Sest mulle päris mitu inimest kirjutasid pärast nagu isiklikult, et aitäh, et ma kirjutasin ja et see on hästi oluline ja kõike muud. Ja mul on siuke tunne, et nagu vaimne tervis, eriti seoses kogu selle koroona ja kõige muuga. Võib-olla nagu siin Kesk-Euroopas räägitakse sellest natuke rohkem, sest siin on ka palju rohkem kogu seda lockdowni olnud, aga ma usun, et samamoodi ka Eestis vaimse tervise nagu koormus, mida kõik, nii see lockdown kui ka lihtsalt puhtalt see, et see haigus, nagu see pandeemia on praegu. See on ikka absurdselt suur lõpptulemusena, et kui me pärast sellest kõigest nagu suudame väljuda ja mingi uus normaalsus hakkab sarnanema järjest enam, eks ole, vana normaalsusega. Et siis kui nagu me seda kõike analüüsime ja seda üle vaatame, siis ma usun, et tegelikult ka see vaimse tervise, see nii-öelda ränk mõju saab olema ikka väga suur. Ja ma tean seda nii enda puhul, kuna minul on kindlasti olnud mitte niivõrd see lockdown, kuivõrd see esialgu see haiguse tulemine, olles inimene, kellel on ärevushäiretega probleeme olnud, siis see haiguse tulemine kindlasti mõjutas mind väga negatiivselt ja kuigi selle ma olen kontrolli alla saanud, siis järjest enam, mida pikemaks see periood venib, seda enam nagu ma tunnen ka seda, et lihtsalt see mõju üleüldiselt kuidagi sellisele võimekusele asju teha on tugev. Et seda peab tunnistama, sellest peab kindlasti nagu mõtlema, rääkima. Aamen. Me rääkisime sellest juba korra oma erisaates nüüd, kui pinge on maas, et ma kuulasin ise ühte sellist podcasti nagu The Unmade Podcast, mille keskne teema on see, et nad mõtlevad välja podcast'e, mida võiks teha, aga siis ei tee neid. Aga vahel nagu teevad mõne osa ikka ise ära ka. Ja seal nad mõtlesid välja sellise podcasti, mille eesmärk oleks siis rääkida täiesti suvalisi asju või pakkuda välja täiesti suvalisi nagu märksõnasid, näiteks mõne värvi nimi või mõni firma või mõni näitleja mingis spetsiifilises filmis. Ja siis teine või mõlemad saatejuhid siis hindavad seda 10 palli skaalas, nagu täiesti suvalt, et keegi ütleb sulle, ma ei tea, Volkswagen Golf, ja siis sina nagu annad sellele 10 palli skaalas hinde
ja natuke põhjendad, et miks sa selle hinde panid ja siis pärast nagu, kui on ära tehtud mingi kogus neid siis hindamisi, et on päris kihvt nagu siis võrrelda, vaadata, et millele nagu anti niimoodi rohkem punkte ja millele vähem. Ja mul oli endal nagu suur soov seda proovida ja järgi teha ja siis me otsustasime seal saates, et me võiks seda proovida selles siis oma erisaates. Ja ma saan aru, et täna võiks siis nagu esimese katse ära teha. Ma küll pole nagu valmistunud selleks kuidagi, aga äkki tuleb välja. See tuleb kindlasti välja. Okei, ma alustan. Oma punkte põhjendada ei tuleks ilmselt, on ju? Ei, ikka tuleb. Sa pead ikka selgitama ka, miks sa arvad, et miski asi on näiteks 5 või 7 või 2. Muidu sa saad nagu igav. Ja 10 punkti skaalal. Jah. Davai, teeme siis niimoodi, et sina 5, mina 5. Jah. Muru. Muruga on nagu mul keeruline suhe, sellepärast, et ühest küljest nagu muru on ülimõnus, muru lõhnab hästi eriti peale, eks ole, niitmist või peale sadu. Ja murul on mõnus nagu joosta paljajalu, murul on mõnus lamada, muru nagu on lihtsalt siuke mõnus asi, ma kohe tahaks talle nagu hästi kõrget punkti summat anda. Aga samas nagu selline monokultuurne muru, nagu meil siin kiputakse igal pool läänemaailmas kasvatama ja pidevalt ka siis niitma, et ta näeks võimalikult selline hooldatud välja, on jällegi elurikkusele nagu hästi halb ja palju parem oleks, kui ta tegelikult oleks selline natukene kõrgeks kasvanud nagu muru, nagu jaanipäevaks kipub muru, eks ole, kõrgeks kasvama, nagu me kõik teame Eesti kultuuriloost. Et ta võiks olla pigem siuke nagu täis igasuguseid, ma ei tea, võililli ja muid selliseid nii-öelda, mida meil kutsutakse siis umbrohuks, et tegelikult muru võikski olla nagu pigem selline, ma ei tea, see on nagu keeruline nende kahe ekstreemumi vahel otsustada, et ma arvan, et ma annan murule 5 punkti, et muru on nagu hea, aga olgem ausad, muru võiks olla parem, murul on potentsiaali olla parem. Okei, väga hea vastus. Ma annan murule 7,5 punkti. 7,5? Muru on nagu kõik, mida sa rääkisid muru kohta, vastab tõele ja selle kohta ma viimati lugesin juhtumisi Tõnu Õnnepalu raamatust Valede kataloog Inglise aed, kus ta kirjeldab oma aega Inglismaal aednikuna ja juhtumisi tuleb juttu ka murust. Vabandust, ma pean korra see vatitekk vajub kokku mu kõrval oleva, ühesõnaga vajub mulle peale, sest et ta on ühe otsaga nagu riiuli külge kinnitatud ja nüüd enam ei ole. Ma pean natuke liigutama seda, aga 7,5. Okei, lootusetu. Ühesõnaga, ma olen nüüd täiesti teki all ja ma enam... Nüüd on alanud lõppmäng selles mõttes, et see saade ilmselt lõpeb täna sellega, et mul saab hapnik otsa lihtsalt. Kas sa tahad võtta hetke rohkem, et seda sättida paremini? Ei, ma ei viitsi. Ma ei taha seda hoogu kaotada praegu, mida mõtted murust tekitasid. Ja 7,5 ja meeldib, kui muru on ja kui teda ei ole, siis ma ei pruugi ta peale eriti mõelda. Aga kui kuskil on muru kena ja õiges kohas, siis see annab väga palju juurde elule endale, ma ütleksin. Ja sinu jaoks nagu vanasti rohelisem ei olnud, et ikka on piisavalt roheline, et anda 7,5? Ja 7,5, selles mõttes nagu muru võib igal ajahetkel olla väga roheline või siis kõrbenud ja tuhm, nii et see kõik ei ole seotud. Selles mõttes nagu keskajal oli muru kui selline oli parem, aga ta ei olnud tingimata rohelisem. Aga muru kui selline, nii nagu üleüldse ajastu kui selline ja elu kui selline ja maailm kui selline oli lihtsalt olemuslikult parem, jah. Ma pakun välja sulle siis või järgmiseks arutelupunktiks siis vatiteki. Mis sa arvad vatitekkidest? Vatitekk.
Vatitek, ma annaks Vatitekile nagu 5 tegelikult. Sest et mul on nagu viimasel ajal nagu liiga palav olnud kogu aeg Vatitekiga magada ja ka seda podcasti tehes on mul tohutult palav tegelikult selle Vatiteki all. Samas, kui ma võtaks endale õhema teki, ma ei ole kunagi, ma olen väga harva, kui ma käisin Ghanas oma isal külas, siis ma sain seal magada niimoodi, et mu peal oli ainult lina, on ju. Aga igal pool mujal kuidagi, kui sa vähegi põhja poole lähed rohkem, siis tekk peab ikkagi olema siuke, et tal on nagu oma mingi raskus ja tihedus, ta peab tekitama siukest kindlustunnet ja lisaks ka soojuse tundele. Ja siis paratamatult Vatitekk on see, mille poole käsi haarab, on ju, aga ometi, kui sa sealt lõpuks higisena välja tuled selle teki alt, siis sa ei hinda seda kogemust väga kõrgelt. Ja mis sa siis teed lõpuks, mida sa teed? Ma ei tea. Vatitekk on keeruline asi. 5. Väga 5. Kahe vahel. Ja mulle ka väga meeldivad nagu rasked ja soojad tekid ja seda nagu vähemalt enamuses aastast ma eelistan, kui mul on peal ikkagi, et ma tunnen, et see tekk nagu natukene ka rõhub mu peale ja ta annab mulle sooja ja mulle ei meeldi nagu selliselt ainult linaga magada, kuigi enamus suvedel tekib selline periood, kus ma võtan ära oma teki koti seest selle teki ja magan ainult sellega, aga see on täiesti mitte rahuldust pakkuv viis magada, see on selline ludri asi on sul peal, ta on kuidagi nagu, ma ei tea, see ei ole nagu õige tunne, see ei ole nagu selline cozy, mõnus magamise tunne. Ma olen seda ka nüüd viimasele lõppinud kogu selle self-care ja muu sellise temaatikaga, et ongi hea, kui su peal on midagi sellist rasket, see tekitab sellise hoitud tunde. Nii et ma nagu väga palju ei annaks, sest tõesti seal on see nagu palavuse probleem vahel nagu tekib, aga mingi 7 punkti. 7 punkti ma annaksin ikka ära, eriti arvestades seda veel, et Vatitekk võimaldab meil tuua meie kuulajateni palju kvaliteetsema kuulamiskogemuse kui selle puudumisel. Eks sul on nagu kaugelt seda lihtne hinnata, sest sina ei ole lõpuks see, kes selle teki all higistama peab, aga olgu. Küünal. Siin ma ei tea, kas oleks mõistlik nagu täpsustada, kas sa mõtled elektriküünal või lihtsalt küünal? Küünal, okei, küünal. Okei, kui sa tahad, et ma ei kiusaks, nagu klassikaline vahaküünal, mille sa paned tikuga põlema. Mulle meeldib elav tuli ja ma ei ole ammu enam elanud üheski korteris või elamus, kus on võimalik seda elavat tuld muud moodi kui küünla abil tekitada. Mul ei ole olnud enam ühtegi ahju või kaminat väga pikka aega üheski kodus. Ja seetõttu küünal on jäänud selliseks nagu viimaseks elava tule kantsiks mu kodus. Ja kuigi ma suvel vist ei tule peaaegu ühtegi korda ette, et ma läidan küünla oma kodus, siis talvel ikkagi päris tihti, ütleme, õhtusöögi kõrvale või sellise õdusa meeleolu tekitamiseks me ikkagi küünlaid põletame, et küünal viib tagasi mingisuguse sellise ürkse tunde juurde, ehk siis ta ongi nagu see elav tuli. Sa tahad keskaega? Isegi kaugemale. Keskaeg nagu on nagu liiga light isegi, et me läheme veel kaugemale. Et see nagu tuli on nagu ikka väga ürgne. Aga samas ta viib mind ka tagasi nagu lapsepõlve, kus sai nagu küünlaga mängitud. Et mitte küll nagu selles mõttes, et oleks võinud nagu maha kukkuda ja kogu maja maha põletada, mida ei tohi teha, et kui sa oled praegu laps ja sa kuulad meid, tulega ei tohi mängida. Aga ometi küünlaga me natuke mängisime. Ma panin näiteks hästi tihti nagu sai nagu sõpradega mängitud sellist mängu, et sa paned nagu oma sõrme läbi selle küünlaleegi. Ja vaatad, kes aeglasemini liigutab, eks ole, just, ja siis kõigil olid näpud tahmased. Ja reaalselt ma eile õhtul tegin seda veel, et nagu, sest ma olen ikka veel 7 ja ma tahan oma, eks ole, abikaasale muljet avaldada sellega, et ma vaatan talle silmanurgast otsa, siis liigutan oma sõrme läbi küünlaleegi, nii et ma annaks küünlale isegi 8 punkti. 8? Ma läheks isegi nii kaugele, et annaks 9. Tugev 9 ja see viimane punkt, mis lahutab
küünalt 10, jääb saamata sellepärast, et mind ajab ärevile tuleoht kui selline. Küünlad on nii õdusad ja mõnusad, et nende saatel on väga mõnus tegelikult magama jääda, sest et see sihuke õrnalt hubisev soe valgus kuskil toanurgas või mingis seinaorvakeses lihtsalt mõjub ääretult lõõgastavalt ja meeli rahustavalt. Ja seal on alati see oht, et lõpuks kõik lihtsalt magavad ja kuskil on mingisugune lahtine leek, mida keegi ei valva, et see on alati, eriti veel pärast seda, kui ma tegin koostööd Päästeametiga ja aitasin neil välja mõelda erinevaid tuleohutuskampaaniaid, siis mulle tehti väga konkreetselt selgeks, kuidas lihtsalt nii suur osa tulekahjudest saavad alguse lihtsalt sellest, et inimesed ei valva tuld. Ja igasugused asjad võivad juhtuda, kui tuli jääb ilma valveta. Nii et muidu oleks 10, aga kuna seal on ka mingi teatav siuke nagu eluohtlik moment alati juures, lisaks sellele suurele rahule ja ilule ja hubasusele, mida küünlad meie ellu toovad, jääb viimane punkt saamata. Okei, mina pakun välja Chalice'i plaat süsteem, mis anti päris ammu juba välja, ma peangi nüüd kohe vaatama. Süsteem, kas see oli 3? See oli teine plaat, seal olid tema võib-olla sellised 2005. aasta plaat, seal olid sellised lood nagu Hitimeistrid, Peremeesorganismid, Kõik on võimalik, Harry Potter minu keldris ja viburünnak, Masterplaan, Siuh, näiteks Siuh on väga, eks ole, oli väga pop lugu. Et selline lege plaat, ma ütleks nagu võib-olla viidates juba enda punkti summale vaikselt, aga kõigepealt, mis sina paneks? Süsteem 9. Ma ütleks, et Chalice'i esimene album oli see, mis tegi imet. Keegi ei olnud sellist räppi veel eestlase suust kuulnud ja nii fantaasiarikast ja sükest nagu julget ja ma ei tea, avarapilgulist arranžeeringut ja soundi ja nii edasi, kui esimesel albumil, et see oli nagu süke, inimene sõitis nagu tankiga tuppa sisse ja ütles, et nüüd kõlab muusika uutmoodi. Et siis süsteem tegelikult minu meelest viis selle jätkas seda, mida esimene album tegelikult alustas ja oli veelgi laiema haardega ja veel julgem ja ambitsioonikam ja mitmekesisem. Aga selle kõige juures mulle tundus, et nagu seal natuke nagu ilmusid ka, võib-olla ta läks nagu liiga laiali juba, et kui esimene album oli nagu selles mõttes nagu siuke natuke nagu väiksem tervik, aga selle kõige juures ka kuidagi nagu hoomatavam, et siis süsteem natukene nagu tõi juurde ka võib-olla siukseid elemente, mis nagu mille puhul oli juba raskem nagu, ma ei tea, jääda kõigega nagu super rahule. Aga see ei võta selles mõttes midagi nagu ära selle albumi headuselt, et see pigem räägib kogu aeg nagu Chalice'i siukse nagu meeletu arenemisvõimelisuse ja avara pilgu kasuks. Nii et süsteem mis ma ütlesin, 8 või? Sina ütlesid 9 muidu. Või 9, jah, 9. Et ma jään 9 juurde nagu küünal. Ei, 9 nagu küünal. Et see on ikkagi nagu väga kõrge hinne. Vaatamata 10 palli süsteemis on see tõesti väga kõrge hinne. Mina isegi koguni läheks nii kaugele, et ma paneks 9,5. Et päris 10 jaoks ma ütleks, et see plaat on natuke liiga pikk. Ma ei jõua alati nende viimaste lugudeni, kuigi ka seal viimaste lugudes on ju, vaata, et kui esimene album oli süke, et sa selle veel nagu suutsid nagu tervenisti otsast lõpuni läbi kuulata, et siis seda peangi silmas selle nagu mitmekesisuse seda mitmekesisust välja tuues, et sellel on ka oma mingisugune miinus, et see juba nagu ajab üle ääre nagu võib-olla, et ta on nii mitmekesine, et ta natuke ajab üle ääre ja et see, mis sa ütlesid, ma olen sellega nõus. Jätka. Minule Chalice'i esimene plaat jäi nagu väga-väga kaugeks, ma ei tea, kas ma olen seda tänagi piisavalt nagu üldse kuulanud. Äkki olen.
ja ma tean sealt mõnda lugu, ma tean Laula vanaema Laula näiteks oli tal päris suur hitt sealt. Seal oli kindlasti veel, mulle meeldib see, jaa, muidugi see oli nagu see kõige suurem hitt sellelt esimeselt plaadilt, aga ausalt öeldes see nagu ei klikkinud minuga üldse. Tol hetkel ma võin isegi öelda, et kui Chalice'i muusikat kuskilt tuli, ma oleksin raadiokanalit vahetanud, ma tegelikult nagu mulle ei meeldi, ma olin siis veel piisavalt nagu selline rocki inimene, et ma ei tahtnud nagu selle uue kultuuri flow'ga, mis nagu mulle peale tuli justkui sunniti. Ma ei tahtnud sellega tegemist teha, aga teine Chalice'i plaat oli see, mis nagu mind justkui ära võlus, et ma selle läbi hakkasin hindama hip-hopi, et oli päris pikka aeg, kui ma ütlesin, et nagu mulle ei meeldi nagu hip-hop muusika, aga Chalice'i plaat, süsteem väga meeldib. Ja seal on nagu, ma ütleks, et põhimõtteliselt kõik lood sellel plaadil on nagu väga-väga head lood ja see on täiesti nagu legendaarne Eesti kogu muusika ajaloos tehtud plaat. Et ma annaks 9,5 ja tõesti ta kaotab 0,5 punkti selle tõttu, et ta on võib-olla lihtsalt natuke liiga pikk. Okei. Sigarid. Sigaritele ma annaksin 2 punkti 10, sest ma olen hästi suur tubaka vastane või tubaka tarbimise vastane. Või mis ma ikka öelda saan, ma nagu ei saa öelda, et ma olen nagu vastane selles mõttes, et las inimesed teevad oma aja ja tervise ja kõige muuga, mida nad tahavad, aga mulle ei meeldi tubakatooted ja mulle ei meeldi, kui neid tarvitatakse minu lähedal, isegi näiteks õues, kui keegi kõnnib kuskil või ma ei taha seda nagu tunda, neid lõhnasid ja mulle ei meeldi ka need e-sigaretid ja ükskõik, ja vesipiibud üldse, nagu kui see on tubakatoode, kui see on suitsetamiseks mõeldud toode, siis ma üldiselt annan talle väga-väga madalad punktid ja ei eelista seda. Sigarid võib-olla saavad 1 punkti rohkem, kui saaksid sigaretid, sellepärast, et sigaritel on kuidagi palju rohkem jäänud seda sellist nii-öelda päris tubaka lõhna, aga see on nagu suitsetamata sigar, et suitsetamata sigaril on huvitav lõhn. Ta ei ole ilmtingimata hea lõhn, ma olen istunud sigaribaaris ja ajanud juttu inimesega ja see ei ole nagu otseselt nagu väga ebameeldiv lõhn, aga ta on väga spetsiifiline, tugev lõhn, nii et seal olles sa harjud sellega ära, aga tegelikult see lõhn jääb sulle külge päris pikaks ajaks ja see ei ole nagu isegi võib-olla ideaalne. Nii et päris 1 punkti ei paneks, aga 2 punkti küll. Okei. Ma paneks 6. 6 on päris kõrge hinne. No kuidas võtta, selles mõttes, et nagu see on just sigaritele hinne, ma ei räägi sigarettidest, millel oleks oluliselt madalam hinne, ega ka e-sigarettidest ega millestki muust sellisest, et sigar kui selline tuli mulle uuesti meelde mõni päev tagasi, kui ma juhtusin nägema Joe Rogani podcasti, ma arvan, et see võis olla see osa, kus tal oli külas oli see vend, see Alex Jones ja siis Joe Rogan oli sigar näppude vahel ja siis ma järsku sain aru, et issand jumal, ma ei ole nii ammu näinud, et keegi suitsetaks sigarit nagu, eriti veel on ju, mingis nagu telesaates sa ei näe seda mitte kunagi, on ju, aga ühtäkki oli tal seal sigar näppude vahel. Kui see ei ole just mingi 80ndate filmi mingi boss, politsei ülemused 80ndate filmides, action filmides alati suitsetasid, nendel oli siuke väike konts seda sigarit alati suus. Ja kui sa oled natuke siuke nagu räpakas, higine, võib-olla natuke ülekaaluline, siuke nagu võll-boss karakter, et siis sul ilmselt peab olema nagu aksessuaari nagu sigar näppude vahel, mida sa oled juba, ma ei tea, paar tundi nagu nätsutanud on ju otsast niimoodi, et kuidagi aga kokkuvõttes nagu sigar kui selline, ma ei tea, see on nagu nii kummaline asi, sest et see on nii nagu veidralt ebapraktiline tegevus, on ju, et ma saan isegi nagu sigarettide suitsetamisest rohkem aru, sest et on ju, nikotiin on ju tekitab sõltuvust, sul tekib mingisugune
tekib sõltuvus ühesõnaga ja siis sa nagu kuidagi leevendad seda sõltuvust või toidad seda sõltuvust õigemini sellega, et sa tarbid üha rohkem ja rohkem, on ju, seda ainet, mida sa nüüd nagu, millest sa sõltuvuses oled. Ja sigaretid pakuvad seda inimestele ja nii see siis on, aga sigar ei ole mõeldud ju alla tõmbamiseks, on ju, et sa nagu ei tee sellega seda. Ma ei tea, ma ei oska öelda, mis mõttes alla tõmbamiseks? Sigar on puhtalt süke nagu, ta on nagu suitsetajate süke nagu gurmee toode selles mõttes, et ta on mõeldud selleks, et see on lihtsalt mõnus ajaviide, et sigarit nagu niimoodi on hea nagu niimoodi pahvida, on ju, et isegi erinevalt piibust, vaata, ka piibutubakat inimesed tõmbavad ju alla ikkagi. Mis see tähendab alla tõmbamine? No harilikult suitsetamine toimib niimoodi, et sa tõmbad endale kopsudesse seda suitsu, mida sa sealt pulgast või piibust nagu imed. Hingad seda endale kopsudesse sisse ja selle asemel, et lihtsalt tõmmata seda endale suhu ja siis kohe välja puhuda. Praegu õpetan lapsi sigariga suitsetama. tehakse nii või? Sigar ei ole mõeldud selleks, et sa seda nagu hingad endale kopsudesse. Sigar on mõeldud nagu, sigar peab pakkuma nagu lisaks sellele, et sa näed välja nagu rõve ilane boss mingisugusest 80ndate filmist. Lisaks sellele sa saad ka nagu teatava maitseelamuse, ehk siis seal on nagu, seal hinnatakse seda, et kust see tubakas on tulnud, mis tüüpi tubakas see on, kuidas see sigar lõhnab, kõik see rituaal selle ümber, selle otsa ära lõikamine ja nii edasi ja sigarit suitsetatakse sellepärast ka nagu kaua aega, vahel isegi nagu mitu päeva, on ju. Et vahepeal kustutad ära ja siis pärast nagu jätkad, et ta ei ole selles mõttes süke nagu kiirtoit, nagu on sigarett, mille sa lihtsalt tõmbad, ma ei tea, 1,5 minutiga ära ja siis viskad kuskile rentslisse, on ju, selle koni nagu, et sigar on jah, süke nagu, ta on mõnes mõttes süke nagu võllide nagu ajaviide, et kui sa ei ole veel sealmaal, et sa nagu naudid mõnusat teekest, mida sa jood kausikesest, istudes rätsepistes kuskil mõnusas küünlavalgel, kuskil mõnusas kohas, et kui sa oled see võll, siis sigar on lähim nagu vaste sigar on sinu tee. Ajaviitmisviisile. Sigar on siis sinu tee, jah. Aga kuus, jah, sellepärast, et ta on nagu nii veider ja ebapraktiline, ent omamoodi cool tegevus siiski. Okay. Jah. Punutud mööbel. Mis asi punutud mööbel? Jah, tead küll, nagu on siuksed nagu võetud mingisugune puitmaterjal ja siis nagu punutud sellest mööblesemeid või kasutatud kas või ka teiste mööblesemete mingiteks detailideks punutud detaile. Ja. Ei, ma ei ole punutud mööbli fänn, see on puhtalt süke esteetiline probleem. 3 punkti. 3. Ja ma arvan, et punutud mööbel saab olla mugav, on ju, oleneb sellest, kuidas seda disainida ja nii, aga mulle ei meeldi, et see on nii kerge, et see krigiseb, tavaliselt punutud mööblil tulevad nagu mingid otsad lahti siin ja seal ja siis võid ennast kriimustada või jääb sul mingisugune kampsun jääb sinna külge kinni ja sa tõmbad mingisuguse nagu lõngakese lahti nagu enda kampsunist. No ühesõnaga, et ei, 3. Ma mõtlen praegu, kas ma annan punutud mööblile madalamad punktid kui sigarile või mitte. Sellepärast, et samamoodi nagu ka sina ei meeldi mulle üldse punutud mööbel. Ma ei saa aru sellest. Samamoodi nagu sina ei meeldi mulle üldse punutud mööbel, ütlesid sa praegu? Ma pean korrigeerima oma keelelist vääratust. Mitu punkti sa mulle annaksid? ma pean korrigeerima oma keelelist vääratust. Samamoodi nagu sinule ei meeldi ka mulle punutud mööbel. Sina, Jim, sinule ma annaksin alati 10 punkti. Aga ei usu seda, aga okei. Punutud mööblile, ma arvan, et ta ei riiva mind nii palju nagu sigar, sellepärast et sigar nagu aktiivselt tungib mulle kopsudesse, hoolimata sellest, kas see inimene, kes seda siis puffib, tahab seda enda kopsudesse või mitte. Mina kõrvalseisjana pean seda ilmselt sisse hingama. Nii et punutud mööblil, nagu kui ta on olemas, ma ei pea seal ruumis ilmselt olema selle punutud mööbliga ja selle nagu olemasolu seal ei riiva mind nii palju, nii et ma arvan ka 3, ma arvan, et 3 on mõistlik hinne, ta ei ole nii halb kui sigar, aga ta meeldib mulle väga vähe.
Mitu meil on nüüd? Mitu... Meil on 6 tehtud. Nüüd on 7. Mõlemad oleme pakkunud välja 3 või? Ja mõlemal on veel 2 jäänud. Okei. Siis Sega. Sega on nagu oma suhe just selles osas, et mina ei olnud nagu see Nintendo fännboi kunagi, vaid Sega, kui oleks olnud üldse mingid fännboid nagu sellel ajal, kui meie kultuuriruumis sellel ajal oleks vaieldud nagu nende 2 firmale nagu Nintendo ja Sega, siis mina oleksin ilmselt olnud Sega poolt võitleja. Meie kultuuriruumis ei olnud seda, sellepärast, et kellelgi ei oldki päris Nintendosi ja Segasid, olid mingid tändid ja kollased kassetid. Aga ma mäletan, et kui me olime väikesed, siis meil oli Soomes üks perekond, kellega meie pere siis tihedalt suhtles, nagu ikka Põhja-Eestis kippus vahel olema. Ja üks hetk nad tulid meile külla ja nad kinkisid meile oma vana Sega konsooli mõnede mängudega. See oli... Mega Drive. Ei olnud, see oli Master System minu meelest. Ja see oli... Ma mõtlen, milline Master System see oli, sest sellest on ka mitu versiooni. Minu meelest see oli Master System 2, sest ta oli siuke ümar. Nagu tal oli siuke kuppel või nagu siuke osaline kuppel peal, mille said pealt ära lükata, siis sa panid sinna sisse selle mängu ja see oli nii äge, see oli nagu täiega siuke lääne asi, mida nagu kuskil ei olnud ja meil oli omajagu suur probleem sellega, et me tegelikult ei leidnud sellele mänge, me ei leidnud neid kassette, mida seal mängida, sest mis meie turul olid peamiselt need nii-öelda kollased kassetid ja ega me siis osanud nagu otsida ka nendest kallimatest, peenematest poodidest. Ja see oli täiesti nagu uskumatu värk, ma mängisin seal peal ühte Miki Hiire mängu, mille nimi mul praegu meelde ei tule, siis ma mängisin seal ühte Alex the Kid mängu, mis oli ka väga äge. Ja mingisuguse, me saime nagu mõned kassetid kaasa, seal oli üks Spider-Mani mäng veel ja siis seal oli üks kasiino mäng veel. Et see oli nagu täiesti geniaalne asi tol ajal, ma tundsin ennast väga vägevalt, et mul siuke asi oli olemas ja ma annaks Segale. No vot, täna ma olen rohkem nagu Nintendo poole kaldu läinud ja Sega on nagu ära kadunud ja Sega maskotid nagu Sonic ja teised nagu nii palju enam ärevust ei tekita või rõõmu, et 7, kindlasti 7. Okei. Mina panen Segale 6 nagu Sigarile, ehk siis Sega on minu jaoks alati olnud nagu peaaegu lahe, aga mitte piisavalt, et ma sellega kuidagi järjepidevalt tegeleksin. Täpselt nii nagu sigarite suitsetamine, et kui ma aeg-ajalt kuskil näen sigarit, siis see tundub nagu huvitav mõte, pole ammu mõelnud selle peale, et Segaga on natuke samamoodi, mulle ei meeldi Sega esteetika üleüldiselt, minu meelest Sega konsoolid pole kunagi eriti head välja näinud ja Sega mängud, nagu midagi on nagu selles esteetikas alati olnud nagu kuidagi midagi on olnud liiga robustne mu jaoks, samas kui Nintendo on alati nagu väga täiuse lähedane olnud just selle nagu esteetilise keele koha pealt, et kuidagi siuke pixel perfect on nagu olnud alati Nintendo nagu esteetika, nende disainivalikud nii riist kui tarkvaral, aga Sega on nagu, see on nagu lahe, kui aeg-ajalt kuskilt ilmub midagi, mõni uudisnuppuke või mingi asi nagu Sega kohta ja Sonicut on ikka ju korraks tore näha ja natuke ikka tekitab nagu nostalgiat, aga üldiselt 6. Okei, 6. Siis pitsa. Pitsa? 10. Rohkem mul pole midagi lisada. Isegi kui see tuleb drooniga, ma söön selle ära. Võt, ma nõustun sinuga, pitsa on 10. Pitsal ei ole nagu selles suhtes vigu, et sa võid teha nagu halva pitsa, näiteks panna siin ananassi peale või midagi. Aga pitsa on alati hea. Pitsat on alati võimalik heana teha ja pitsa on hea, kui sa ostad poest selle saariöineni selle külmutatud pitsa, eks ole, mis on see kõige pisem ja õhukesem pitsa, mida sa saad Eestis vist osta poest ja paned ta mikrouuni, isegi siis
on ta hea ja pitsa on hea, kui sa oled veetnud päevi, et tainast kergitada ja teha nagu ideaalne pitsa kodus või ideaalne pitsa kuskil peenes Napoli pitsarestoranis. Pitsa on 10, et siin ei ole. Jaa, absoluutselt. Jaa, absoluutselt. Vaata, pitsaga on niimoodi, et erinevalt mõnest muust kogemusest, näiteks vaata, kui sa teed mingit väga halba heroiini, vaata, ja siis sa mõtled nagu, et et ma peaaegu surin ära, vaata, ja nagu et amputeeriti käsi ära ja ma ei tee enam kunagi halba heroiini, on ju. Tead küll. Et siis nagu pitsaga on vaata vastupidi, et isegi kui sa sööd nagu halba pitsat, et siis ikkagi sul tekib nagu tunne, et sul ei teki, su reaktsioon ei ole see, et ma ei söö enam kunagi pitsat. Su otsus on see, et ma teinekord valin parema pitsa. aga see oli ikkagi pitsa, mida ma just sõin ja oleks võinud minna palju halvemini. Et selles mõttes pitsa peale saab alati loota. Ja isegi kui ma ütlen nagu, mul oli suvel oli viimati veider pitsakogemus, kui ma olin Elvas ja ostsin sõbra juurde külakosti, kõigil olid kõhud tühjad ja siis ma nägin, haarasin poest ruttu kaasa mingi pitsa, mille nimi oli hot dogi pitsa ja ma ei süvenenud, mida ma olin just ostnud. Okay. Aga ma mõtlesin, et äkki keegi tahab, võtsin erinevaid pitsasid, külmutatud pitsad. Ja lõpuks, kui ma selle pitsa siis ahju panemiseks pakist välja võtsin, ma sain aru, et see oli selline mutant, et selle pitsa ääre sisse oli peidetud pikk rõngakujuline hot dogi vorst, saad aru? Ja see tundus mulle nagu räige, et ma saan aru hot dogist, ma saan aru ka pitsast. Ma ei ole maailma suurim hot dogi fänn, aga aeg-ajalt on hot dog just see, mida on vaja. Aga ristata pitsa ja hot dog sellisel ebapühal moel tundus lihtsalt sellega mindi üle piiri. Et vaata, mul ei ole nagu palju sükseid nagu jäikasid ma ei tea, põhimõtteid, kus ma nagu ei ole suuteline kuulama teist inimest ära ja ümber hindama oma arusaamu või hinnanguid asjadele. Aga see on see üks koht, kus ma võin minna nagu lahingusse selle nimel, et pitsa ja hot dogi ristamine sellisel moel on lihtsalt väär. Just, ma ei kujuta ka, et see hea oleks. Mulle muidugi hot dogid üldiselt meeldivad ja meeldivad ka viinerid, aga see ei tundu nagu hea mõte. Okei. Kaablid. Kaablid ja juhtmed, ma laiendan seda. Kaablid ja juhtmed. Jaa, see on jällegi siuke koht, kus ma nagu kipun nagu kahte suunda laiali minema. Ühest küljest pole midagi ägedamat kui kaablid. Nagu kaablid ja juhtmed on nagu nii lahedad asjad, see toob mulle kohe lapsepõlve meelde, kus ma kodus, kuna mu isa nagu on tegelenud päris palju elektroonikaga ja nagu oli siuke amatöörraadiondusega, nagu see tol ajal vist kutsuti, siis mul on kodus alati olnud hästi palju kaableid ja juhtmeid ja mulle meeldivad erinevad otsikud ja mulle meeldis neid nagu ise ka teha, näiteks, et mul oli vaja mingit kindlat juhet, mis läks ühest otsikust teise, et siis ma nagu ise tinutasin selle kokku ja siiamaani ma vahel teen seda, et ma tean, et mul on kodus nagu 2 kaablit, mul on nagu otsad olemas, aga ma ei saa neid kuidagi ühendada, et siis ma joodan nad kokku ja tavaliselt ma rikun 2 kaablit ära ja siis pärast poest ostan ikkagi nagu siis õige kaabli asemel. Aga ühesõnaga, kaablid ja juhtmed on nagu ägedad asjad, aga samas siin on nagu see probleem, et nagu nad jäävad ka ette, et nagu kui vähegi on võimalik mingit tehnoloogiat niimoodi teha, et ta oleks ilma kaablite, et ta oleks wireless, siis see üldiselt nagu on parem, või nagu vähemalt on mugavam, et mul on täna nii klaviatuur kui hiir on laual kaabliga, sest ma ei tea, mingisugune nohik, aga ma tunnistan endale ise ka iga mingi aja tagant, et võib-olla oleks ikkagi parem, kui nad oleksid juhtmevabad. Samas, ma olen omajagu mures selle trendi pärast, mis Apple'i puhul tundub olevat, et eemaldame kõik pistikud ja juhtmed oma seadmete juurest, et kõrvaklapid on juba läinud puhtalt juhtmevabadeks ja varsti tundub, et läheb ka laadimine ja kõik muu ühendus selle telefoniga nagu juhtmevabaks, et see mulle nagu nii väga ei meeldi. Kaablid ja juhtmed, minult saavad kaablid ja juhtmed 7,5 punkti. Okei.
kaablid ja juhtmed, ma ei ole leidnud head viisi, kuidas neid ikkagi kokku pakkida ja hoida kohtades, kus nad mind ei häiriks. Ometi nad ei tekita minust ka nagu üleliigset ärevust, nii nagu näiteks mu abikaasas, kes kohe, kui ta näeb mingit nagu kaablipundart või kui ta peab otsima näiteks midagi, mida ta teab, et on minu selles kaablisahtlis, et siis see nagu röövib temast kogu jõu. Juba ainuüksi mõte sellest, et ta peab oma käe pistma sinna kaablikotti näiteks, et otsida mingit ühte otsikut nagu, mille kohta ma olen talle öelnud, et see on kindlasti seal. Mulle ei meeldi, kui kaablid tolgendavad, mulle ei meeldi see, mismoodi nad risustavad üldist sükest visuaali ruumides. Näiteks mulle ei meeldi, kui nagu teleka tagant ripub mingi 7 erinevat kaablit ja kui kuskil nagu stepslite juures nagu on nagu mingisugune kaablite pundar, nagu kus erinevad voolujuhtmed siis nagu nagu mingid sõlme läinud ussid nagu tolmu koguvad. See on nagu väga rõve alati ja selles mõttes mulle see kaabli vabaduse suunas liikumine väga meeldib. Mulle ei meeldi üldse näiteks, kui reklaamitakse mingeid ilusaid, mõnusasti disainitud tooteid, näiteks kõlareid ja siis nad on paigutatud mingisse ruumi ja on näidatud, et näed, kui ilusti see sinna sobiks, et sinna sinu mõnusa lillepoti kõrvale, kui sügisene päike sinna peale langeb, aga siis jäetakse pildilt mugavalt välja see tolgendav kaabel, mis tegelikult ka on selle asja küljes, aga mille peitmisega sa pead ise tegelema, on ju. Samamoodi tekitab muret kogu see kaabli vabaduse suunas liikumine, et mis siis, kui lõpuks nagu ei ole internetti, mis kõik need seadmed näiteks omavahel ühendab. Samamoodi on mul kõlaritega praegu kodus, aga olles seda kõike välja öelnud, ikkagi ma pole kunagi kahetsenud seda, kui ma olen astunud sammu kaabli vabaduse suunas, ehk siis loobunud veel ühest kaablist, olgu see siis kõlari küljes või kõrvaklappide küljes või mõne muu seadme küljes. Et kaabli vabadus on hea, kaablid on head töökindlad abimehed, aga kaabli vabadus on veel parem ikkagi lõppkokkuvõttes, nii et kas sa mäletad, et kui oli nagu, kui Wi-Fi kui selline tuli, siis ju ka inimesed nagu rääkisid, et oi, see on nii ebakindel, vaata, et on hea ikkagi, kui tuleb nagu kaabel või et mulle ei meeldi, et kiirgab internetti, on ju. Interneti kiirgamise vastu pole mul midagi, see on kõik fine, aga ta on mõeldud mobiilsetele seadmetele, et kui mul on telekas või mängukonsool või teleka külge käib mingisugune videokarp või mu oma lauaarvuti, siis need kõik peavad olema juhtmega ühendatud alati. Okei. No igal juhul, olles seda kõike öelnud, ma annaks kaablitele ikkagi üllatuslikult 8. Wow, juhtmed ja kaablid 8. Et kuigi mulle meeldib kaabli vabadus, mulle meeldib see kindlus, mida nad ikkagi pakuvad. Ja see, et ma neid ei oska ilusti ära panna või kuidagi hoida mingis kohas niimoodi, et neid oleks lihtne kätte saada, nii et ei tuleks kõik kaablid korraga kotist välja. See on mu enda probleem, see ei ole kaablite süü. Okei. Skittles, tead küll neid komme? Ja Skittles, ja meenub Kino Kosmos, kui ma seal väiksemana käisin, siis sai seal Skittlesit vahel ostetud või Nõmme kino näiteks, vaatasin filme nagu Groundhog Day ja My Girl ja Lõvikuningas ja sõin Skittlesit. Nii et nostalgia pärast 3 punkti, aga üldiselt ei näe kunagi põhjust, et neid osta. Mina vahel ostan Skittleseid mingist imelikust nagu tundest, sest ka minul on nad pigem nagu selline lapsepõlve jääv asi või nooruspõlve jääv asi, aga mingi hetk ma nagu vaatan seda Skittlesi pakki poes ja mõtlen, et Skittles ju maitseb hästi. Ja kui ma olen selle paki ära söönud, siis ma nagu poole paki peal olen veel nõus selle mõttega, et Skittles maitseb hästi, aga paki lõpuks tavaliselt ma enam rohkem ei taha. Nii et ta on nagu selline, ma ei tea, tal on selline maitse, mille peale juba ainuüksi mõeldes mul kohe hakkab nagu suu niimoodi järjest nagu niiskemaks minema, tahaks nagu siis süüa, on selline mõnus hapukas magus maitse. Aga ega ta nüüd nii hea ka ei ole, et ma arvan, et ma ise annaks Skittlesile 4 punkti. Okei. Kas ongi jäänud viimane või? Ei, nüüd on meil 10 nii-öelda tehtud.
ja annab ainult, ma siin kiiresti oma Exceli skill'e kasutades kohe panen meile ka tabeli kokku, et mis meie nii-öelda siis selline lõplik asjade ranking tuli ja peab ütlema, et mitte kellelegi ilmselt üllatuseks juhib tabelit pitsa 10 punktiga keskmiselt. Et me mõlemad leiame, et pitsa on parim asi nendest kõikidest, mida me täna oleme rääkinud. Talle järgneb Chalice'i plaat süsteem. Pärast seda küünal, ikkagi nagu väga vana kool, eks ole, et nagu on läbi aegade jäänud nii-öelda heaks. Üllatuslikul kombel ja siin ma tõesti nagu ise ka üllatun, et 4. kohal on kaablid ja juhtmed. Et tegelikult siuke huvitav. Peale seda on sega, siis on muru, et sega on parem kui muru, mis üldiselt nagu minu elukogemuses nagu kipub nagu tõene olema, et kui ma olen näiteks suvel pargis käinud ja istunud seal muru peal, siis ma tegelikult olen ikkagi vahel kaasa võtnud ka oma Nintendo Switchi, sest see teeb nagu ikkagi murul istumise paremaks, kui mul on seal olemas mängukonsool. Pärast seda on vatitekk, siis on sigarid ja neile järgneb Skittles, mis üllataval kombel nagu, ma ise nagu selles suhtes üllatunud, minu jaoks on Skittles nagu ikkagi ülem sigarist. Aga näed, siin nii-öelda meie keskmistatud arvamusega Skittles jääb sigarile alla, ilmselt nagu sellise käsitöö ja kvaliteet tootena kindlasti jääbki. Ja viimane asi on punutud mööbel, nii et vabandust kõigile, kellele kohutavalt meeldib punutud mööbel, aga meie tabel selle nii-öelda eeliseid ei näita. Huvitav tabel. Kuidas sa selle tabeliga rahul oled, Jim? Tundub loogiline. Ma olen rahul, sest et see on ka omamoodi üllatav ja alati on lahe, kui miski, mis tundub ju nagu ilmselge ja juba ammu selge, ikkagi osutub üldsegi mitte iseenesestmõistetavaks ja ilmselgeks. Et ma ei näinud seda tulemas, et kaablid näiteks on nii kõrgel kohal. Minul on ka see üllatus. Ja ega ka seda, et sega on parem kui muru. Ma ei ole lihtsalt nagu niipidi mõelnud kunagi. Kuidas sina rahule jäid? Ei, jah, päris... Mulle meeldis see väike eksperiment, mida siin tegime. Ma arvan, et see on tegelikult väga lahe podcasti mõte. Mitte võib-olla nagu eraldi podcastiks, aga ma arvan, et kõik podcastid, kes täna eksisteerivad, võiksid midagi sellist teha ühel või teisel viisil, et ma ei tea, kas siis kuulajatelt küsida, mida peaks hindama või siis ise niimoodi ette planeerima või suvaliselt välja mõtlema, nagu meie täna seda tegime, et tegelikult on päris huvitav endal ja ma väga loodan, et huvitav teil ka kuulata. Meil on neid igasuguseid live kuulamise võimalusi hästi vähe. Tavaliselt me oleme nagu sellised inimesed, kes tahavad istuda kenasti kodus ja teha podcasti niimoodi siin põlve otsas ja teki all. Aga see sügis tuleb nagu selline huvitav sügis, et saab meid, ütleme, juba see aasta on eriline olnud, et meil tegime suure sünnipäeva, kus me tegime live-ülekande. Aga kui te tahate seda live-ülekannet nautida nagu teiste inimestega ühes ruumis olles teoreetiliselt, kui koroonareeglid, eks ole, lubavad, siis 28. novembril on seda täiesti võimalik teha sellisel toredal üritusel nagu Aparaadio podcasti festival, kus siis ka meie läbi digitaalsete vahendite üles astume. Ja, me paneme kõik vajalikud lingid ja meeldetuletused oma erinevatesse sotsiaalmeediakanalitesse, aga vastab tõele, et Aparaadio podcastide festival on siis järgmine võimalus näha meid laivis, nii et kui olete Tartus juhtumisi, siis saate tõepoolest minna ja üheskoos kuulata ja vaadata meid ekraani pealt. Ivo ja mina, me oleme endiselt siis Tartust üsna kaugel vastavalt Belgias ja Inglismaal, aga oleme siis ikkagi otseühenduses teiega. Ja kui te Tartusse minna ei saa, siis ikkagi ilmselt saab osa võtta teisiti, nii nagu ikka. Ühesõnaga, et paneme kõik vajalikud lingid ja teavitused üles
igale poole, kuhu me neid panna saame. Ja ilmselt tuleb juttu filmidest, kisub sinna poole praegu mõte. Jah, me pole veel päris ära otsustanud, aga tundub nii. Ma tahaksin saate lõpetuseks ühte asja veel promoda, kui me juba nii suured muusikasõbrad oleme, siis ma tahan öelda palju õnne sünnipäevaks ühele mu elu lemmikbändile The Dresden Dolls. Nad said 20-aastaseks. Halloweenil 20 aastat tagasi Bostonis said Brian ja Amanda kokku ja hakkasid tegema bändi, mis liigitub nende endi sõnul ja nüüd ka kõigi teiste sõnul kategooria alla punkkabaree. See oli muusika, mille sarnast ma polnud ise varem kuulnud ja ma olen väga õnnelik, et üks fantaasiakirjanik nimega Caitlin R. Kiernan kunagi seda bändi oma blogis kiitis ja mainis ja nüüd ma teen seda ise siin meie saates, et niimoodi omalt poolt neile väike kingitus teha, nii et kui sa ei ole kunagi kuulnud bändist The Dresden Dolls, siis ma soovitan soojalt minna kas nende koduleheküljele ja vaadata sealt, kuhu nad sind suunavad edasi, või siis minna otse YouTube'i ja otsida näiteks välja video nimega Coin Operated Boy, see on näiteks suurepärane koht, kust alustada, et aru saada kogu nende sellest punkabaree esteetikast, nii ma ei tea, grimmi ja kostüümide kui ka helikeele poolest. Et see on hea koht, kust alustada ja neil on lõpuks ometi tulemas ka uut materjali, et nad ei ole vahepeal aastaid mitte midagi koos teinud, nii Brian Viglionil, trummaril, on muud bändid, muusikalised projektid ja ka Amanda Palmer on vahepeal teinud aastaid ikkagi nagu täiesti oma siukest nagu soolovärki. Ja nii suur Amanda Palmeri fänn, kui ma ka ei oleks ja nii palju, kui ma ka poleks laulnud tema auks gospelit siin saatesarjas, siis The Dresden Dolls on ikkagi minu jaoks see, kus nende mõlema muusikaline anne lööb tõeliselt särama, nii et see on täiesti totaalne ja imetlusväärne ja fantastiline, nii et palju õnne sünnipäevaks veel kord The Dresden Dolls ja kallid popkulturistide kuulajad, kui te olete meie sõbrad, siis te võiksite enda kallistussõbraks võtta ansambli The Dresden Dolls käesoleval sügisel. Palju õnne ka minu poolt!